Andorra kaitsjate jalgadesse ja nüüd kohtuniku vile Eesti meeskonna kasuks. Ja nüüd siin Andorra mängijad lähevad omavahel kaklema. Üks Andorra mängijatest ei ole ju tükk aega rahul Zahovaikoga ja üritab teda pidevalt rünnata ja kui teine oma meest teda nüüd rahustama läks selles olukorras, siis tekkis juba seal hispaaniakeelne sõnavahetus. Aga siin siis veel kord see Gert Haavistu läbiminek, mis lõpeb kukkumisega ja hea võimalus, ei ole kõige paremas kohas see karistuslöök, võiks olla natukene rohkem värava keskele, aga siiski on sealt täiesti võimalus olemas ja ilmselt Lindpere oma vasaku jalaga üritab sealt seda palli üle või ümber müüri keerutada väravasse. Ka võõrsil Andorra mängus oli üks analoogne olukord, kus Lindpere päris ohtlikult sai löögile ja Kristel jookseb palli eest ära, aga Lindpere kõmmutab müüri. Ja nüüd on Allasel võimalus. Ja pall on väravas! Teet Allas on viinud Eesti meeskonna juhtima 1-0 ja suurepärane olukord, milleks Koldo Andorra väravas valmis ei olnud, kui seal meeste vahelt kauglöögiga sundis Allas vastaste väravahi eksima ning Eesti meeskond on läinud juhtima ning Teet Allas on löönud oma teise värava siis Eesti koondises. Meenutame eelmise suve võidumängu Moldova vastu, kui ka Allas senderdus. Andorra mängijad löövad selle peaga ära. Juli Sanchez. Ja kohtunik näitab, et tuleb püsti tõusta. Viga ei olnud. Ja täna on siis Eesti koondises mitu mängijat. Vaatame seda rünnakut. Haavistu! Ja tõstab palli üle väravahi, kuid... Ja nüüd pall oli sees. Pall oli üle väravajoone. 2-0 Eesti meeskond on juba esimesel poolajal juhtima läinud. Ja see oli Kristen Viikme kahur, mis kõmatas. Veel kord siin. Näeme, kus Viikme võtab hoogu, sihib ja võimas löök väravapotsist puhtalt väravasse. Ei ole mingit kahtlustki. Eesti juhib 2-0. Ja nüüd võib öelda, et Eesti on juba üsna lähedal oma ülesande täitmisele. Kristen Viikmäe järjekordne värav Eesti koondises ja märguanne Norramaale Ketil Rektalile.